Okei. Täna proovime siis USA sõjaväepakki. Me tegime pakki lahti, sest ma otsisin kangesti tikke. Et autos meil ei olnud, me keegi ei suitseta. Siis on tikkudega muret. Menüü on siis number 3. Ilmselt seal on hästi palju variante USA-l, palju neid variante seal on. 22. Valikut on ühesõnaga. Viimati oli vähemalt 22. Ma ei tea, palju nüüd on. Ja, no eks see võib muutuda nagu ajast. Aga see on siis menüü 3. Laatame selle laiali ka. Ja kana ja munanuudi moekad sõnad. Kuna meil pakend on juba lahti tehtud, siis ainult asi välja kallata kõik, mis siin on. Nii, sai tühjaks. Vaat, siin on isegi kus saad joogi seda kotti teha. Nii, mis meile siin on? Crackers. Küpsist. Korralik vaakum suletud, siin peab nuga alati kaasas olema, et seda otsisime ka. Lusikas. Ja suur lusikas. Nii. Siin on nii-öelda õunamoos, siis apple jelly või tarretis või selline moosilaadne. Magusad. Nii. Siin on veel mingisugune õunakastmega raspberry püree. Vaarikas või? Õunavaarika püree. Õunavaarika püree. Ja vedels. See näeb välja nagu pudeli kujuga vaata. Sa teed lahti, siis sa pigistad oma suusat või kuskile siis. Sellel on proteiini 0. See on rohkem see energialaks. Ja, energialaks. Nii. Siin on siis see kuumutuskott või? Jah. Kuumutuselemendiga kott. Jah, siin on kõik kirjas, kuhu mida on vaja valada ja kallata ja kuidas panna. Juhend on alati ilusti kirjas. No ingliskeelne küll, aga praegusel ajal oskavad kõik ingliskeelt. Siis saad endale karbi ümber panna. Jah. Sa peo sisse võtad selle söögi. Ja, et kõrveta kätt ära. Voldid endale siia kausi ja lahe. Eestil ei ole neid pakendid sellised vist. Eesti pole sinnamaani jõudnud veel. See ilmselt ongi see kana ja munanuud ja see, sest see tundub selline vedel ja selline. Kirja peal ei ole peal, nüüd ilmselt see on see sama, mis jääb sinna. Nii. Mahlajook. Jah, mahlajook. Tropiline. Tropical. Nii, ja ilmselgelt ameeriklaste kohane pähkli või See on kõige paremaid asju seal pakis. Tuubis. See on korralik energialaks. Ja see on 12-tunnine nii-öelda menüü. Nii. Ja see pakk, mida me otsisime sellest kotist, on kõik vajalikud asjad olemas sees. Nii. Salsa, tabasco. Tabaskuse kaste, ma ütlen, sa oled mäel, Tibu. Tabaskus. Mida elut veel tahta. Jah. Nii, kaste on. Nii, pärast saad nätsu ka närida peale. Tikud, mida me taga otsisime, eks ole, et keegi ei suitseta enam. Noh, veeneriba on siin. Nii, mis see on? Hügieeni see võib olla. Salpaks. Salprit. Vahi. Saad oma musu puhtaks pühkida, ei pea parukasse panema. Ma tõmban habemesse. Habemesse, jah. Kohvi peale. Kriimer. Nii-öelda koore asemel. Koorepulver siis ühesõnaga. On ju, kriimer. Jah, kohvi valgend. Nii. Tee, äkki. Freeze-dried coffee. See on see lahustav kohvi. Jah, see on lahustav kohvi ja see, nii-öelda, saad valgeks ka teha. Nii, siis on suhkur, kotikene soola. Soolaga on kriis praegu igal pool. Jah, see on ainuke sool praegu. Nii, ja siis on need
niiski, et salvrätikud saad ära desinfitseerida. Jah. Nii. Proovime siis Ameerika tikud kõigepealt ära. Jah. Tõsta oma topsik enne maha, kallis. Nii, topsis on juba vesi. Nii, tikud. Noh, see ei olegi puit, et see on see. Noh, nagu see paber. Ära, noh, nii-öelda. Noh. Ma ei uska. Oh. Näed. Siia jää peal. Nii. Kas me teised asjad teeme kuumutuskotis, proovime sellega järgi või? Aga me võimegi teha niimoodi, et sinna on kas panna, siin on lihtsalt ju vaja külma vett panna. Jah, ei pea olema soe vesi. Võib poriloigust ka selle vee võtta, et omale süüa teha. Et saame jah siis vaadata, sest me ei ole selles mõttes ju me oleme ostnud küll neid, aga me ei ole seda kuumutuskoti varianti ju tegelikult teinud. Me oleme alati teinud nagu vett keetnud. Meil on kuumutuskotiga ka varianti olnud, aga me ei ole kasutanud. Jah, me ei ole nagu proovinud seda kuumutuskotti, seda asja. Põhimõtteliselt muud polegi, paned sinna alumise jooneni vett ja lükkad oma paki sisse ja voldid kokku ja kõik. Jah, et selle paned sinna sisse ja nii, sellel ajal, kui vesi kohvijaak meil keeb, paneme selle soojasöögi meil sooja, kasutame siis seda kuumakotti. Sa peaks saama rebida ka. Ma igaks juht võtsin maa ka. Jaa, tuli lahti. Nii. Kuumakott natukene ülesse poole. Kuumakott peaks just all pool olema, all põhjas. Sa paned selle paki sinna juurde. Okei. Osadel peab all põhjas olema. See läheb täpselt sinna sisse. Läheb väga täpselt kui sisse, jah. Tõsiselt täpselt läheb sisse. Niimoodi kõik saab. Kott siit algab ja siit lõpeb. Et ta ulatud nagu tervenisti. Jah, nüüd pole muud, kui kallad sinna triibuni vett ja ongi kõik. Siia on siis? Jah, seal kus on do not overfill. Nii. Võtame siis. Kohvivesiga keemavad. Ma ütlen, kui aitab. Aitab. Aitab jah? Isegi natuke palju läks, aga vahet seda. Nii. Nüüd keerata kokku. Siis peaks minu arust on niimoodi, et siin voldid selle kokku. Nii. Maru huvitav on see, et siis paned selle. Siin on kirjas, et paned selle ümber. See peaks siis ühesõnaga siis minema nagu soojaks. Vaatame, loputame natuke, et vesi jõuaks. See läheb natukene aega. Ma vaatan, et natuke paisus. Siis hakkas reageerima last olles. Aga kui see kott lahti ei löö, siis peaks vist võib-olla natukene siit otsad ära peitma. Natukene peab auru välja. No last olla, ega vahet ei ole, küll ta pressib. Soe. No, siis tõsta ta kuskile sinna kuusokste peale. Jah. Teeme siis kohvi lahti. Jah, vesi hakkas meil keema kenasti. Jah, lausta kohvi. See on nagu see Jakobsi see põhimõtteliselt see sama puru. Miks ta jah? Nii, keerame selle kinni. Tea kas? Lõhn on küll kange.
lõhn on kange jah, aga ei tea, kas nagu on kohvi mõõtu või on liiga palju vett, ma ei kujuta ette nagu. Mis see mõõdupuu nii-öelda on? See on kuum praegu. Vahet ei ole, selles suhtes sooja saab ikka sisse. Jah, nii. Soola ei pane. Lähme sohkru siis. Jah, soola jätame endale. Kriis on praegu. Pane kõik ära. Pane kõik ära muidu. Nii. Pärast me korjame oma pakendid ülesse, nii et toda muret ei ole. Eks siin mingi üks lusikatäis suhkurt on. Ma arvan, et see kohvi on natuke kangemat sorti, sest suur kogus ja tegelikult lõi päris tumedaks selle vee. Jätame. Kas paneme valgendi ka juurde? Paneme valgendi ka juurde, jah? Proovime ikka kõik asjad ära, mis siin kaasa on antud. No muidugi, pärast närime nätsu ka veel peale ja... Osadel on isegi hambapasta on kaasas. Hambapasta on pandud hambaharja peale. Sinna peaks siis mõtlema hoopis vaata see, et nagu see kuiv hambapasta, mis me nagu ostsime, vaata prooviks. Jah, see puru. Jah, tegelikult võiks ju siis ju mõelda välja selle, et saaks nüüd selle kuiva hambapasta sinna kaasa komplekti. Täis laks. No, hele kohvi sellest tuleb, ütleme nii. Kohvi välimus tal on. Piimakohvi. Jah. Nojah, see on ikkagi ühekordne kohvi selles mõttes, või see lahustuv kohvi. See on selline... Teistsugune? Jah. Me oleme ise harjunud tubadega jooma, nii et... Jah. Et selles mõttes... Ei, kohvi on kohvi. Et kellele meeldib kangem, kellelegi lahjem, sa ei saa ju väga nii otseselt kõigile meele järjele alla anna. Et selles mõttes jah, on väga normaalne, et sul on rohe. Vaata, kas Eesti pakkus on see, et selle teepakiga või selle... Ei, nüüd on lahustub täiesti. Nüüd on lahustub. Ah, on jah, lahustub. Aga see lahustav kohv meil hästi ei mõju. Paljud joovad seda, aga meil võtab näiteks kõhu lahti kohe. Alustame, tead millest nii kaua, kuni see toit seal nurgas valmib. Teeme selle kuradi kräkkeri lahti ja paneme maapähkli võit sinna peale, saame kohvi kõrval ära süüa. Jah. Proovime selle siis ära. Nii, ma proovin ka nüüd selle kohvi ära. Tõssin selle siit pliidi pealt maha. Vaatame, mis ta endast kujutab siis. Proosit! Tundub selline lihtsalt natuke lahjem olevat või selline. Joodav jah, võib-olla panime vett natuke liiga palju. Ma mõtlesingi, et vaata kahe peale lihtsalt teha. See on ilmselt ühe inimese 12-tunnine, et... Täitsa joodav. Põhimõtteliselt on. Minul oleks vaja nagu 2 kohvipakki sinna. Minul oleks 3 vaja, aga muidu on täitsa normaalne. Nii, enne kui meil siis see sööb soojeneb siin. See on päris soe siin sees. Täitsa kuum kohe isegi. Jah, las tollega, sellega ei juhtu midagi. Pane võib-olla selle poti peale. Siis pealt ei jahtu nii palju ära. Väljas on suht külm praegu siin. Nii, proovime siis küpsised ära. Eesti omal on piklikumad ju. Eestil on minu teada vist Kalevi küpsised siuksed piklikud. Vaatame, mis siin sees on. Selle peaks saama niimoodi ka tõmbad niimoodi. Vaata, ta tundub nii tugev olevat, et sa ei saakski nagu rebida seda. Ta on korraliku vaakumiga kinni. 2 tükki või? 2 sellist tükki. No ilmselt ongi, vaata, siin on nagu murdmise jäljed, vaata sellised ääred, et sa saadki, ta läheb pudiks selles mõttes, aga ikkagi. No söödud ikka saab ju lahet. Vaatan oma pannikese paneme siia siis. Nii, saame proovida. Nii, pähkli või. Vaatame, siin on see murdmisjoon vist siin. Ei saa olla teksti all. Üleval. Ülevalt on palju niimoodi. Ma pressin selle natukene allapoole, siis saab ülevalt kuskilt lahti võtta. Mis see teine on meil Apple Jelly või? Jah. 28 grammi moosi. Ja kirjas, et rebi äärest. Anna ma teen lahti. Või siit altpoolt äärest. Ei, ülevalt ikka.
mul ei hakka nepp peale, nuga vaja või? Nii korraliku kilesid sõna. Nii. Noh, nagu ikka, ütleme nii. Ja kusjuures see tundub olevat kreemisem näiteks kui poes nende tükkidega. Ja see rasvasem ka kõvasti, kaloririkkam. See on see õige Ameerika pähkli või? Kaameramehele süüa. Kaameramees sureb nälga, siin külmub ära muidu. Küpsis on täitsa hea. Tundub olema, et natukene Eesti omad on näiteks minu arust kõvemad. Eesti omad on kõvemad, jah? Kõvemad. See on selline nagu tukiküpsis. Noh, on ju vaata. See on hästi, nagu hästi rabiseb lahti. Täitsa mõnus on. Jo kohvi ka peale, siis on nagu... Jah. Kuhu enne peale ka, päris kuum on see kohvi veel. Külge kinni külma. Selle tõstame kõrvale. Ei, see oli päris hea. Jah, täitsa söödav. Siis äppili seda ära. Proovime õunamoosi ära, jah? Me pärast sööme kõik need ära, me ei ole siuksed gurmaanid, et võtame ühest ühe asja ja teisest ja siis ülejäänud viskame minema. Jah. Vaata, kui äge see välja näeb. Vaata. Tselli. See on see ameeriklaste see tselli, vaata. See lõhnab hoopis teistmoodi kui Eesti õunamoos. See on nagu taretise ja õunamoosi mingi selge, täiesti nagu... Ütleks, et on Goldeni õunast tehtud. Täpselt samasugune maitse. Arvada nagu tükiline, nagu oleks seda kallerdumist. Mõnusalt magus on küll. Täitsa hea asi on. Kuule, see on küll hea. No ma räägin. Need vist mitu pakki ole. Tellime varsti juurde, ole rahulik. On ju nagu Goldeni õun, vaata see rohekas, mis on see rohekas kollane. Vaata, mina õuna süüa ei saa. Sina ei Mulle saa. need õunavastjad nagu suhteliselt meeldivad. No see on küll. See on ju nagu noh, meil siit poest ostetud õunamoosiga see nagu ei võrdle, sest on selline läbipaistmatu, väga on ju. See oleks nagu õunamahli, nagu tahkel kujul, vaata, läbipaistev selline. Värske õunamahl, täpselt samasuguse maitse. jah. Et see on ikka väga hea. Tegelikult võiks olla pakkides selline variant, et kui sa nagu tõesti seda pähklile allergiline, et sa vähemalt saad näiteks 2 pakki seda õunamoosi. No ma usun, et küll siin kontrollitakse, kui sind sõjaväkke saadetakse, kas sa oled allergiline või ei ole. Noh, ilmselt seda küll nendesti, jah. Küll aga teeme selle soolase ka lahti. Nii, teeme soolase lahti. Ütleme nii, et see on siin päris soe, päris kuum isegi. Nii. No see ongi selle jaoks mõeldud. Jah. Aurab. Kui palju ta üldse siin oli? 10 minutit oli, mitte rohkem. 10 ja 15 minutit, jah. No siis peaks soe küll olema. Olenevalt siis õhutemperatuurist. Nii, paneme selle meie siia anumisse, siis me näeme ka, mis moodi ta välja näeb seal selles pakis. Nii. Saad noaga aidata natuke? Ma aitan näeks nooga.
ilus näeb välja ju. see näeb täitsa ilus välja, jah. Nagu Ei päris tundu toit. nagu toidupaki söök olevat. Seisame vahepeal püsti natuke, sirutame ennast. Jah. Et ta ei tundu olevat. Vaata, rebane, vaata, rebane. Kus kohas? Vaata, põllu peal. Ma ei näe. Ei näe või? Ei, kus ta on? Otse hiid. Kuidas siia poole panna? Nüüd näed või? Ei näe. Otse. Jaa, näen. On jah, läheb mäe taha, eks. Jah. Tahtis siia tulla, eks ta tuli söögilõhna peal. Tuli otse siit ja siis ta... Võib-olla tuli söögilõhna peal. Ah, võimalik. Aga me rääkisime, ta tuli julgelt siit niimoodi. Otse. Vaat metsik loodus on ju. Et... noh, ütleme nii, et kana on suured tükid täitsa. Ja lõhnab, no ta lõhnab nagu, noh, selles mõttes konserveeritud kana nagu selline lõhn on tal küljes. Noh, proovi ära. Varsti aku vahetuskaameril. Kanatükk ikka ka. Seda tahaks eraldi osta tegelikult. See päris ausalt. See kana on tõesti nagu noh, selles mõttes kana, et ei ole mingi kuivatatud nuke. Sest ta on ju tegelikult vedelal kujul ju. Et sest pakis on ta vedelal kujul. Seda ongi, tundub ta kõvasti noh, värskem olevat. Nii, kaamera vahetus. Proovi ka. Oo, see on hea soe. On ju. See on nagu kanakuljassi noosataks täpselt samasuguse lõhnaga. Üldiselt vist ühe mehe, nii-öelda täiskasvanud suure mehe kohta on sellest üksinda sellest ju vähe ju. Et siis ongi see, et küpsised ja kõik need muud asjad kokku, siis saab päris normaalse ju kõhutäie ilmselt. Isegi paprika ja porganditükid ja sibulatükid on siin sees. Ma kardangi, see on vedelal kujul säilitatud, nii-öelda pakendatud. See on kõvasti parem kui see kuivatatud kraam. Ma leidsin mingi asja veel siit seest. Sibulat. No nüüd. Ei ole, seel on see. Nii et. Väga hea on. Sobib. Sööme selle lõpuni ja siis teeme järgmised asjad lahti. Jah. Proovime siis ära selline püree, õunapüree vaarik. Õunavaarika püree. Jah. See on selline lutipudeli toit. Lõhn on küll hea. Selline näeb välja või? Selline roosa. Ta ei ole otseselt väga magus. Natuke magus ikka. Selline näeb ta siis välja. Ja see on hea, et sa saad lihtsalt kotti pigistada ja kuradi topid. Ta on nagu mannapudrus, eks. Siuke teraline. Pane mulle veel see lusika peale. Naturaalne maitseaine. Täpselt nagu mannapudrus, eks, vaarika ja selle maasikamoosiga. Siuke teraline siuke. Ja ta ei ole üldiselt nagu ülemagus või noh selline täitsa normaalne. See on ka tegelikult mõeldud, et sa ajad soojaks selle vist mõeldud. Putipudel. Seda on hea luitsutada. Ja ma saan sees ja vaata, et saad kinni pigistada. Pane see sinna. Sa saad pärast nagu selles mõttes edasi süüa. Peagi ikka korraga, sa saad natuke igast asjast panna midagi. Aga pakend on selles mõttes, pakendamine on väga mõnus. Noh, siia muidugi lähevad sipelgad sisse, aga võib-olla on millegagi nagu kinni panna või noh, niimoodi kokku murda. Praegu ei ole sipelgaid. No ja praegu jah ei ole, aga juhul kui nagu metsas tekib selline olukord, et kuskil istud põõsa all ja tulevad mingisugused ronima kuskil teise põõsa alt. Nii, mis siin on? Siin on siis ühesõnaga selline, eesti keeles on morss ühesõnaga.
troopiline ja energiajook ei ole, ta on ikkagi lihtsalt selline roosa. See on troopiline. Nii. See peaks räigelt magus olema. No vaatame, pärast jookseme ringi või kapame siin. Aitab. Natuke veel. Väga hea. Ma ei kujutada seda jooki ette soojana iseenesest. Osad joovad seda soojana miskipärast. Ühesõnaga proovime siis joogi ära. Tundub. Ära mu osa jäi põhja veel sinna, aga... Noh, mis siis? Aga... See ka väga oluliselt magus ei... Väga magusat järelmaitset tal ei ole. Ei ole, siuke mõnus hapukas on. Nätsukommi lõhnaga on. Võib-olla on see, et äkki ongi, vaata pudelisse ala loksutad. Seguneb paremini ära. Jah. Täitsa mõnus on. Korraks nagu laksab seda magusat. Aga... Ma räägin, kui sa nuusud, et see on nätsukommi maitse. Nätsukommi lõhn on. Jah, mingi magus, mingi mullinätsu. Jah. Järelikult mullinätsut tehakse troopikas. Jah. Kuuled, sa ka ühte asja me ei proovinud ikka ära ju. Nii. Ta paskuse kastet tahad. Tahaks küll. Sina olla reklaami nägu. Eks ta paskuse kaste mõeldud paned sinna liha, selle kana. Kanale paned juurde jah sinna. Sa võid selle kreekeriga ka süüa seda. No pane mulle kreekeriga. Keerates äkki. No nuusutades ei saa ausalt öeldes aru. Pane mulle tegelikult näpu peale siia. Maitse nüüd kreekeriga. Kindel või? Jaa. Päris ausalt. No, pitsa suhu see näpp. Proovi. Täitsa mõnus on. Pane nüüd. Väga hea. Mulle täitsa meeldib. Sulle meeldib jah, selle sa saad endale kingituseks. Ma sain selle ise ära siis. Sinaks on liiga hull või? Jah, ei, ma ei taha seda. Ega meil nüüd muud vist ei olegi, korjame oma santlaagri kokku ja sööme autos Skittlesit. Jah, Skittlesit on ka ja... Selle närime ka ära. Ja ega siis ongi... Nätsu. Nätsud on ka siin sees ju. Nätsud on ka, jah. Et nätsutame nätsuga suu ära veel. Jah. Sellepärast sa tahad, jah? Ma panin siia. Puuviljanätsu. Nagu need Tirolid olid. Kandilised. Oli Tirol või? Vanasti oli mingi muuseum ja kandilised väiksed nätsud. Ma tean küll, mis sa mõtled, mul ei tule meelde. Mul ka ei tule. Jah, puuviljanäts, jah. Võrreldes Eesti omal on ju selline see nagu hambapasta. Eestlastel on mingisugune, kunagi oli mingi jenki näts, mingi Soome näts, ma ei kujuta ette, mis asi see oli. Aga ei ka täitsa sööda. Eks see on niikuinii, et natuke nätsutad, siis läheb maitse ära, vaata. Parisaja meetri pärast tuled juba kuskilt aknast välja selle nätsu. Aga vähemalt ta ei ole nagu... Üldiselt minu arust see toidupakk on ju see
sulle on antud vürtsikus eraldi kaasa, on ju, Tabaskuse näol. issand, mul ka keel lõhkab praegu. täitsa mõnus on. võiks isegi rohkem vürtsikam olla. jah, aga muidu üldine toit ei ole nii maitsetugev. ei ole jah. Et ta on Täiesti normaalne selline sihuke. mahedam. Jah. Et sa saad tabaskust juurde panna, kui sa tunned, et sul on seda vürtsi vaja. no mina ilmselgelt paneks. noh, ei, sul oleks vaja 3 tükki sellist kaasa ilmselt. noh jah. häda korral käib üks ka. Jah. Et tegelikult selles mõttes on hästi kombineeritud pakk ja täiesti nagu huvitav. Et see vedel toidupakk ei ole ju nii nagu noh, maitsetugev. Sest näiteks need kuivtoidupakid, kui vesi juurde sisse käib, need tunduvad, no nad on nagu kuivatatud puru ja selline, siis ta tundub liiga vürtsikas või liiga mitte vürtsikas, aga selline maitsetugev. see on nagu ostad poest nuudleid. Jah, ja paned kõik terve paki sisse lihtsalt. No mina ei pane terve paki sisse näiteks, mina nagu selles mõttes ei taha. Seal on ülesoolamsus ja siis on seal maitseaineid igasuguseid, mis on nagu tekitavad seda. Kusjuures puuviljane see maitse kadus ära. Need on nagu täiesti tavaline, et? Jah. Natukene veel on. Kas nagu sellist natuke värskust või sellist kuidagi? Mingisugune piparmint või eukalüpt on sees ikkagi. Mingi asi on jah sees siin ka. Et ei ole ainult nagu magus. Kuigi noh, magusat on ka vaja iseenesest, kui sa oled 12 tundi väljas. Et üldiselt on nagu hästi kujundatud ja minu arust noh, meil jäi kreekerit alles, meil on aunakastet alles, meil on seda magusat grammi alles, et selle me võtame kõik kaasa. Pähklivõid on ka veel. Jah. Et selle me sööme nagu kõik ära. Ja ega selles suhtes on täitsa huvitav nagu proovida teiste maade omi ja kindlasti ilmselt ka telime veel. Aga see oli tõesti hea, see oli tõesti väga hea. On ju? Jah. Ja. Et peab veel proovima neid asju, et täitsa huvitav on. Aga ilmselt siis korjame oma laagri kokku siin ja lähme vaatame, mis me tahame poodi vaja minna. Jah, lähme head ja paremat ostma nüüd juurde. Jah. Võt, aga muud polegi. Tšau siis praegu. Tšau.